Lähme hellad, käime kullad. Lähme hellad hiisi mööda, käime kullad kuusi mööda, salaja mööda saluda, seda teeda tipulista. Maada maksa karvalista, kus olid enne orjad käinud, härjad läinud, hulksid läinud uhkeida, riitsid läinud rikkaida. Ei need teinud teeliluda maal mõnuda, metsa kõrge puul kõmada, laaneladvul vastu kajada, hiiel vastu heliseda. Meie aga vellekesed, lähme seda teeda mööda, meie teeme teeliluda maal mõnuda, metsa kõrge puul kõmada.
entraron levantándose que hirmus lärm on siin, aga kunagi ma mõtlesin, et see lugu võiks alguse saada siit kohvik Iruniast Pamplonas, kus kunagi armastas istuda ka Ernst Hemingway. Täna on 10. märts ja oluline päev selle poolest, et meie ümber maailma purjete Uku-Randma finišeeris täna Golden Globe'i võistluse 3. kohaga. Ja mina alustan siit homme oma palverännakut siis Santiago de Compostelasse. Homme tuleb veel Mare minuga kaasa, aga juba ülehomsest kõnnin ma päris üksi. No mitte üksi selles mõttes, sest alati on tee peal palverändureid ja siin Pamplonaski on neid nähtud üsna palju juba liikumas. Isegi praegu märtsikuus on neid olemas. Aga jah, nii ma kunagi mõtlesin, et see lugu algab siit, sellest kohvikust nende seinte vahel. Ma võtan ennast ka natuke. Võta. Nii me hakkame pihta. Jah. 11. märtsi hommik, kell on 8 läbi, 8 kraadi sooja ja meie marsime Päike jääb selja taha. No vot, sinna üles peab minema. Paraku.
raudteerada kohtub tähtede teega, tuleb meil ükskord seista ja mõttes andeks anda kõigile vaenlastele, sest neid ei olegi sellises kõrguses enam nagu ka muresid. Eluorud suunavad kiiresti voolavaid vesi palju madalamal. Kivid ei takista tähtede järgi kõndijat. Ammu enne seda, kui Euroopas levisid kuuldused Püha Jaakobuse hauast, reisisid inimesed mööda teed, mis kulges üle Püreneede läände, ookeaniäärsesse paika, mida roomlased kutsusid Finisterre, maailma lõpp. Et linnutee nende peakohal osutas öösiti umbes sellesse suunda, hakati teed samamoodi nimetama, Valactee, hispaania keeles aga Camino de las Estrellas. Kes ei tahaks kõndida tähtede teel? Seda mööda levisid lood ja laulud nii idast läände kui läänest itta. Roomlaste jaoks oli osa sellest tuntud maanteena Abosturica Burdigalam, mis ühendas Bordeaux Astorgaga. Seda nüüd juba ka Jakobi teena tuntud rada mööda liikusid keskajal tuhanded palverändurid. Võib-olla panid just nemad või nende teed turvavad orduvennad idanema mõtte ühtsest Euroopast, kus igaüks saaks ohutult liikuda. Nüüd kõnnin mina tähtede teel, kannan endaga oma lugusid, mida rääkida, oma laule, mida laulda ja oma mõtteid, mida mõlgutada. Buen camino. Tee on igavene nagu ka lootus. 근데 그건 아니다 언니. 언니가 너무 기다리니까 그러니까. Ja niimoodi me kõnnime oma haige kannaga, mis täna ei valutagi eriti. Tui esialgu.
no vot, nii üksi maa siin veiniallikal. Kes on läinud, kes alles tulevad. Santiago de Compostela, this pilgrim's path we trod, we receive the rain's blessing, the sun has praise from God. No longer do we count the miles to reach this field of stars. The journey is its own reward, and worship fills the hours. Santiago, 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 pray for me as I walk upon your Camino, searching for my destiny. Santiago de Compostela, the pilgrim saint endows a staff to guide my wandering, a hat to shade my brow. I ask that when you see me, fall down on bended knee. If miracles grow like flowers, save one small bloom for me. Santiago, 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 pray for me as I walk upon your Camino, searching for my destiny. Santiago, 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 pray for me as I walk upon your Camino, searching for my destiny. Need kitsad ja väljasurnud tänavad hakkavad pikapeal ära tüütama. Jõuad mingisse kohta, tahaks süüa, kõik on kinni. Absoluutselt ühe tänava nurga peal oli 3 baari ja mitte ühtegi neist ei olnud lahti. Ei ole veel hooaeg. Ja ainus baar, mis on, see tehakse alles lahti 6:30. Sinna poole ma nüüd kõmbin, aga ikkagi kell on veel vähe.
täna on mul puhkepäev siis siin veini pealinnas Logronios. Ümberringi veinimõisad. Vähemalt 7 tükki. Otsustasin natukene jalgu ja puhata ja tervist kasutada. Köha ja nohu hakkasid juba natuke liiga tegema. Ja üldse kõik kondid valutasid ja ei ole ikka enam seda õiget vunki sees, et minna. Aga siiagi tulles jõe äärde nägin kohe õige mitut palverändurit, vähemalt 5, kes veel praegu kella 1 paiku vantsisid siit Calle Viejot mööda siis edasi. Ja homme ma hakkan ise ka astuma jälle. Ja kui ma jaksan, siis ma lähen Naherasse välja, aga kui ei jaksa, siis ma teen tee peal peatuse, kui seal on ikka võimalik ja kui on seal alberg lahti. Vot siuke värk, et tuleb vahepeal ennast kosutada ka ja pesu pesta ja linna vaadata ja Logronio on tegelikult ju huvitav linn, et linnamüür on kõik kadunud siin ju tegelikult. Ainult vanad kitsad tänavad osaliselt alles ja muidugi palju kirikuid, üks uhkem kui teine. Aga ega ma siis ei tee mingit võidujooksu, et ma nüüd peaksin, ma ei tea, kui kiiresti sinna Santiagosse jõudma. Või siis täpselt sellise päevaplaaniga, nagu mulle reisijuht ette annab. Mul on aega küll, kogu aeg mõtlen sellele, aega on ja nii ma lähen. Kui täna jõuan rohkem, siis lähen rohkem, kui jõuan vähem, siis lähen vähem. Ja kõik on hästi.
Tuul siin teel pühib pea mõtetest üsna tühjaks. Lähed ja lähed, vaatad aeg-ajalt enese ümber ja sageli ka jalgade ette. Mõtted, mis pähe kerkivad, on triviaalsed. La vida es camino, vana kulunud kujund. Tavaliselt ta jääbki selleks, kuid praegu elustub ja kehtestab ennast igal sammul. Ja nüüd mõtlen ma äkki Mikk Sarve ja tema teekäigu laulude peale. Ma pole siin veel laulda tahtnud, sest liiga palju energiat kulub kõndimisele, aga äkki homme või ülehomme ma juba laulan. Seni olen mõnel korral mantreid lugenud, Chenere Sigi ja Guru Rinpoche omi peamiselt. Lootosest sündinu tuleb ikka järsematel tõusudel meelde ja mul on kotis Koopani kloostri palvehelmed. Mida tarka saab üldse öelda sellisel rännul? Olgugi, et olen elu jooksul kõndinud erinevaid radu, kirjutanud mitu raamatut ja oskan mõnda hääbuvat keelt.
oli Castilla ja Leonis. Ja Rioja jäänud selja taha. Edasi Kentuki poisid. See pole seljakott, mis mind rõhub. Kannan õlgadel meie ühise pärandi meeldivat raskust. Õieti polegi koormaks lood ja laulud, mis kunagi levisid Fisterrast Narva taha ning vastupidi. See pole seljakott, mis mind rõhub, vaid aastasadade pikkune teekond. Ühes otsas on setod ja teises kaleegid. 1000 miile ületav traadita telegraaf, suuline pärimus. Jutustajad kuulatakse nii Navarretes kui Narvas. Laulik ja pillimees igasse lauda on oodatud. Läänes on tuntud maailma lõpp, lõunas laiuvad viinamäed. Kirdes veeretab Läänemeri oma lainelist juttu. Torupillid nii Tarvastu taga kui Santiago võlvide all. See pole seljakott, mis mind rõhub. Kannan endaga Tallinna Rae poolt antud turbekirja koos Seta Ülepsootska õnnistusega. Nüüd on mul kohustus käia, rääkida lugusid. Ilus jalutuskäik. Kuskil 1100 meetri kõrgusel Tamme metsas. Sellist tuleb siin vist harva ette. Niivõrd mõnus. Aga seda ronimist tuleb veelgi. Natuke üles, natuke alla, natuke üles, natuke alla. 10 kilomeetrit on veel lõppu ja kell on vist 1 päeval. gráfica, lo que no es resurrección de la carne, el día del juicio final. Aquí, así, se van incorporando. Y a justo el ángel justamente.
no vot, nüüd siit San Juan de Ortegast Burgosesse esialgu läbi varahommikuse linnulauluse metsa. Nii mõnus.
nõndamoodi sai siis otsus vastu võetud, et homme hakkan siit edasi matkama ikka jala Meseta poole ja üle ja ei kasuta seda võimalust, et sõita rongiga või bussiga Lyoni. Kui ma läheksin Lyoni, siis mul jääks 12 päeva lihtsalt üle ja ma ei oskaks võib-olla selle ajaga midagi teha, sest Lyonist Santiagosse ma peaksin siis iga päeva peaaegu 2 jagama. Aga ma loodan, et mu see otsus on päris asjakohane ja lubab mul käia siis ka neid suhteliselt igavaid radu. Aga ilm peaks tulema lähipäevadel üsna ilus ja soe, nii et ainult lust astuda, kui jalad vastu peavad. Vasaku jala puus hakkas natuke haiget tegema, mis on mulle ennegi probleemi tekitanud ja põlv samuti, mis Nepaalis kannatada sai. Aga loodame, et kõik läheb hästi ja 8 päeva pärast olen siis Lyonis.